Joo, siin Johannes Sikk, kaartilööga Armen Angerjärv ja Varu Rehv, Risto Holzmeier. Me suundame Keilasse, basseini triatlonile ja lähme võistlema. Nii et tulge kohale, tunni pärast. Esimene võistlus, et olegi nagu tunnet, et saab põnev olema. Keegi näeb veel neid tarku öelda. Mul on palav. Ja ilma mingi soe. Aga davai, näeme pärast võistlust. Ei ole tuul vastu, et veits raskemates, kui me sõitsime. Seal taga on siis irge, on kõik tuul alla ja seal peab räige hoo sisse. Siis ma pidulen igas kuul, mis jumala maha lihtsalt. Aga sellega... Et sa enne väge ei saa ju teid. Fire in me that can't be tamed. I hear the moment and it's calling my name. Thunder cry from the top of a mountain high. There's nothing stopping me, I'm making my way. I'm gonna rise above, that's how I was made. Take me up to the top of a mountain high. Kiibiga... Panen järjekorra paik. Mingi väikse sörgi ja mis ma panen kõigile 7.50. Mis vahel? Teine läheb esimesena. Vahe on niimoodi, et sealt lastakse starti. Siit läheb aeg käima. Ja peab olema sinna vahel ära pannud. Ja tegutsege. Keegi saab radast hoida. Enne muru. Nii, Out of the jungle, I'm the king of the rock. I got a power in me, nothing can stop. Take me up to the top of a mountain high. I'm looking down below at my kingdom there. Up in the clouds, I'm riding high in the air. Take me up to the top of a mountain high. Oh yeah, yeah. Burn it up, take me home, light it up. Come on, light the way. Stand tall above it all. Thunder roll, I can hear it call. I'm king of the mountain. A king is born. Yeah. A king is born. Yeah. I'm king of the mountain. A king is born. Yeah. A king is born. Yeah. I'm king of the mountain.
selgitada, et kes kindlalt tänaseid hästi Karl. siin on. Rattarajalt on ja siis on kõik mehed, naised jooksuringil. Oskar! Võin minna. Poisid, tahate ära arvata, mis ma tegin või? Jooksin esimese ringi kiivriga. hästi Katrin! Ajad on kõik natukene kiiremad kui Ametil. Võrreldes siis eelmiste aastatega võib hooaja esimese võistluse kohta nii palju öelda, et kolme ala nii-öelda siis kokkupanek oli oluliselt kergem ja see annab siis lootust, et sellel hooajal siis suudan nagu normaalse tervikliku võistluse kokku panna, mitte ainult siis alade peale siis eraldi mõelda, et üleminek oli nagu alalt alale kergem ja loodan, et nii jääb ka edaspidi. Ma ütleks, et ujumises andis tunda, et vahepeal oli pikem pausi ainult, sest et mul ei olnud enam kiirust ja jaksu nii palju kui varem oli. Ratas läks hästi ja ma enne võistlust natuke kartsin seda ratast jooksu, seda vaheldust seal, seda kingade ja äravõtmist ja asja, aga see läks üllatavalt hästi. Ma ütleks, et võib ka rahule jääda. Tegemist oli minu esimese võistlusega. Rattasõidus ei tunne ennast veel kindlalt, kuna käikude vahetamine ei tule väga hästi välja. Aga nüüd on juba mingid kogemused juures ja sellest saab nüüd hangust edasi minna. Ja samuti sain ka tunda, mis tunne on rattast jooksu minna. Et alguses oli täitsa hea tunne, aga lõpus ikka oli hea kannatamine. Aga hea. Ma ütleks, et üldjuhul läks väga hästi. Ujumises oli räigelt hea tunne, aga aeg ei olnud päris nii hea, kui oleks oodanud. Ja ratas läks üllatusest paremini, kui ma oleks arvanud. Ja jooks oli ka päris okei, et sain kohe jooksma ja siis jah, jooksin hästi. Et üldjuhul jäin rahule. Üldjuhul läks okeilt. Võistlus näitas hästi ära, kuhu peab veel rõhku panema. Et ujumises on vaja kiirus kätte saada, rattas on vaja tehnilisemalt sõitu õppida ja jooksus on vaja ka kiirus kätte saada. Aga üldjoones jään rahule, et pärast karantiini esimene võistlus oli tore. Tere kõigile, võtaks siis kokku oma hooaja vastardi, mis läks üldiselt päris hästi ja jäin ise ka kindlasti rahule. Arvestades seda, et me oleme vees olnud päris lühikest aega, siis oli vees liikumise kiirus täiesti aktsepteeritav. Rattarada oli päris tehniline ja kõvasti oskusi nõudev, et sain sellega hakkama ja olen väga rahul. Jooksus tundsin ennast väga hästi ja see oli ka nagu tõesti tore. Nagu ütles Marko, et päris ei roomanud, aga samas ei lennanud ka, et on mille üle veel vaeva näha ja tööd teha. Jäin võistlusega rahule. Ujumisosa tuli täpselt nii, nagu arvasin, ajaga umbes 4.20 kanti. Oleks soovinud alla 4.20, aga ei jaksanud ikka päris lõpuni. Rattaosa oli kõige raskem minu jaoks. Nii mäes kui sirgel maal oli kuidagi mõlemat pidi raske sõita, aga jooks seest minu arust õnnestus päris hästi, et suutsin pidevalt hoida 3.40 tempot ja ei hakanud nagu valus ja jooks õnnestus kõige paremini ja lõppkokkuvõttes sain oma kohaga rahule ja järgmine kord üritan ratast paremini. Joo, Gangstas Laager. Põmst kokkuvõtte siis, kuidas võistlus läks, ma ei tea, Risto, alusta. Kokkuvõtvalt siis. Võta kokkuvõtvalt. Ujumine ei ole küll väga halb, aga ikkagi hakkab paremini. 4.47, et ujumise ei puudu kiirusest, mis ilmselt siis tulenes sellest, et oli ujumist siis väike
paus ja pole saanud korralikult ujuda. Rattad oli hea ja jooks oli ka hea, millega ei rahule. arvan, Arvin. Üle pika oli tore võistelda. Ujumine oli enam-vähem. Ratas oli minu jaoks kõige raskem. Väga ei tahtnud lõpus enam liikuda ja jooks oli ka täitsa normaalne. Et kokkuvõtvalt olen võistlusega rahul esimese võistlusega. No ma ei tea, mul oli ka siuke, et ujumine oli üllatavalt nagu hästi tuli kätte, et nagu ei olnud sellist hetke, et nagu liiga täis saaks tõmmata või midagi, et jõudsin lõpuni pingutada ja sellega nagu täitsa rahul ja siis ratas, kuna see sõit oli nagu eraldi stardis, siis nagu otseselt kedagi ei näinud seal väga ja nagu ei olnud väga võrrelda kedagiga, et siis mõtlesin, et nagu enda arust paned suht normilt, aga nagu pärast aegu vaadates siis nagu võib-olla mitte nii normilt või oleks arvanud, aga pole hullu ja no jooks oli siuke, oli jälle nagu hea meelde tuletada, kui raske nagu peale ratast nagu joosta on, et päris hea kannatamine oli, aga nagu enam-vähem tuli välja seega. Kokkuvõttes nagu hea esimene võistlus, nagu, kus sai proovida panna ja siis siit nagu hea edasi minna. Kas keegi tahab veel häälitseda lõppu? Igaüks teeb Arvindega mingi hääl. Ma teen ka. Aitab küll.